Hei, mina olen Kristjan ja see on Vahv seikluskanali päris esimene video, kus jagan sinuga seda lugu, mis on selle kanali eesmärk ning millist sisu võid siit leida. Vahv seiklus on tuletatud tegelikult laste internetikasutaja nimedest. Kui esimest korda Kevinile kontot tegime, siis kasutajanime generaatoriga genereerisime talle Tunvahv. Kelly mõned aastad hiljem, natukene vanemast vennast inspireerituna, sai omale Kelvahv. Kennet, tahab või ei taha, saab mõne aasta pärast omale kasutajanimeks Kenvahv. Seiklus, seepärast, et me hakkame koos jäädvustama kõiki oma olulisemaid seikluseid. Matkad looduses, kalapüük, ellujäämine, lõkketoidud, meisterdamine, maailmas ringi rändamine ja palju muud. Kokkuvõttes, Vahv seiklus on minu ja 3 lapse ühine videomälestus sellest, mida me koos ette võtame, kes me oleme ja mida me mõtleme. Küll aga hoopis lahendamata mõistatus on kuidas. Ma olen elus teinud kokku võib-olla 5 selfit, sotsiaalmeedias avalikult jaganud võib-olla suurusjärgus 10 pilti ja see kaamerasse rääkimine isegi praegu on kirjeldamatult ebamugav. Küll aga päevad on pikad ja aastad on lühikesed ning kui ma seda teekonda praegu ette ei võta, siis ma olen kindel, et tulevikus mõtlen, miks ma seda ei teinud. Ühesõnaga, hakkame otsast minema. Täna on 13. aprill 2025, 16. mail läheb lennuk Prantsusmaale ja 17. mail algab minu 950 kilomeetri ja enam-vähem 5-6 nädalane teekond läbi Hispaania Camino Frances radadel. Ma tean, millised on esimesed 24 tundi ning pärast seda, välja arvatud lõppsihtpunkt, on tegelikult üks suur teadmatus. Ma olen võtnud omale eesmärgiks ja seadnud väljakutse, et teen iga päev sellest retkest sissekande ka oma videopäevikusse. Selleks, et see teha ja see koha peal välja tuleks, on plaan selline, et järgmised 2 nädalat teen 2 videot nädalas, ühe esmaspäeval ja teise reedel. Ülejärgmised 2 nädalat proovin teha 3 videot nädalas, esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Viimasel nädalal proovin hakkama saada ilma arvutita ja teen kõike telefonis, nii nagu ma pean seda tegema Hispaanias ja siis hakkabki peale. See tähendab, et lisaks seiklustele saab olema ka palju materjali tagatoast, sest kogu see ebamugavus ja õppimine väärib tegelikult samuti jäädvustamist. Kui see on midagi, mis juhtumisi ka sind kõnetab, siis pane subscribe, jäta kommentaar YouTube'i või kirjuta mulle otse Instagramis. Vaatame, mis sellest siis välja tuleb.